Ragnar Valdstein, pikad võistluspäevad siin Paikusel selja taga, et kuidas sa enda nädalavahetuse kokku võtaksid? Oi, kui palju kaloreid on siin põletatud. Positiivne on see, et lõpuni kenasti ja ma arvan, ma olen tulemusega rahul, et meil siin klubisisene võistlus on see kõige teravam hõõrumine, et kes kui kiire on, et oma klubikaaslasele Antile tegin ära. Kuidas sul üldiselt sujus, et kas tekkis nädalavahetusel mingeid viperusi ka? Ei, otseselt mitte, mis oleks tulemus seganud, et hea võistlus ja trenn järgmine nädal läheme Rumeeniasse, et seal on siis 4 päeva jutti, et selles suhtes ikka kõva trenn täna, et See Paikuse rada on siin hästi liivane, et kuidas see sulle meeldib? Liiv mulle istub ja, et liivatrenni oleme me kõvasti nühkinud, et ei, Paikus on äge ja võistlus ja korraldus, kõik oli nagu superluks, et üliäge võistlus. Piene siin mainis, et su suurim eesmärk oli Mauricio Mihklusile ära teha, et mis sellest siis sai? No esimese põllukatsega ikkagi survestasin teda, aga peale seda lagunes mul kiirus ja ikkagi 12-kordne Euroopa meister ikka läks oma teed. Sina oled samuti siin Paikusel võistelnud nii eestikaid kui euroopakaid, et mis erinevusi sa välja tooksid? No euroopakad on ikka selline, ütleme siis sulgede ja kaabuga üritus, et sihuke uhke ja lahe, et kuulad palju välismaa keelt siin, kiired mehed ümberringi, ägedad värvilised riided ja klepsud tsikli peal, on ju, et siis on nagu ikkagi vähe sihuke teine feeling on, on ju. Aga üldiselt euroopakad on üks ring on rohkem, on ju, ta on füüsiliselt kurnavam ja eks see panebki selle taseme paika, et Sa oled samamoodi palju välismaal võistelnud, et kuidas sul see kodumaal võistlemine on, tundsid rohkem toetust ka raja ääres? kusjuures jaa, see oli üllatav, et Eesti lipp oli, oli märgata ja kaasaelamist võiks mainida väga palju. Ja muidugi sind ma nägin ka seal üle jõe seal vanaemaga ja kes sul seal kõik olid, et väga lahe sihuke koht, kust mööduda. Ma olen kuulnud, et sa oled palju trenni teinud, et milline sul ettevalmistus oli enne seda Paikuse etappi nüüd? Trenni on tehtud jah, omajagu, et mitte küll nüüd siis Paikuse jaoks, pigem on hirm selle Rumeeniaks ees on ju, et pole seal nüüd käinud 6 aastat, et on sihuke pikk võistlus, 4 päeva saad seal vatti, et see on nagu see kõige suurem hirm on ju, et keha vastu peaks ja et jah, trenni on tehtud palju. Su järgmine võistlus ongi nüüd Rumeeniaks, et oled sa endale mingid ootused ka sinna seadnud? Üritan seda stressi mitte kaasa võtta, et ütleme siis mentor Toomas Triisa alati ütleb, et sõida pool võistlust ära ja vaata, kus sa seal asetsed on ju, ja siis on selge, kas hakata suruma seal paremaid kohti või mitte, et eks ma nii teengi, et kuulan teda ja siis peale 3. päeva või peale 2. päeva siis otsustan, kas hakkan veel punnitama seal mingit paremaid tulemusi või mitte. Aga edu sulle seal, aitäh! Aitäh!